No püüdsin kinni Jaani. Jaan. Ikka väriseb veel. Ikka veel Sa väriseb. ütled, et tegelikult käe surumine võibki olla ka mitte pinges, vaid lõdvestunud olekus seal üleval, kust sa täna alla, ma kartsin, et sajad. Inimesed ootasid, millal ma alla tulen või no alla sajan, aga enne ikkagi oli vaja trikke teha ja ma sain neid kõik ära tehtud. Inimeste pea kohal, siin VIP-laudade kohal. Üüber hea keskkond. Mul on täpselt seal vaatajaskond minu all, ma saan nendega suhelda samal ajal, kui ma trikki teen. Ja seal peal olles, ütleme, ma pean olema lõdvestunud küll, kui me räägime siin pingest. Aga enne esinemist oli mul pinges, ma vaatasin just kaklust ja ma elasin ka kaasa. Ja no see oli hea. Kaklust, sa vaatasid boksi. Boksi, täpselt hea. No see ei olnud kaklust, vabandust. Ma olen hästi palju kaklusi võib-olla näinud kooli ajal, nii et nii, aga mina küll kartsin natuke, ma ausalt öeldes sulle meeldivad need videod, mis ma sinust tegin. Ma olin seal päris all. Ma kartsin küll, et sa lendad kellegile taldrikusse. Kui tihti tegelikult sellised õnnetused on, et kukudki ja läheb see, mis sind kinni peaks hoidma ka katki? Ei tohiks seda juhtuda ja kuna ma olen täna esinenud, järelikult ei ole seda veel juhtunud ja ei tohiks ka juhtuda. Sellepärast sellele kulub palju tunde ja päevi, et see turvaliselt üles saada, sest iga detail peab olema peensusteni ära lihvitud ja eks esinemise ajal samamoodi ma mõtlen ette mitu liigutust, et mul on oma strateegia, kuidas ma seda teen ja muidugi strateegia lõpus on see püant, ikkagi kukkumine, et inimestel või hüppe kukkumine, et inimestel tekiks küsimused, kas ta komistas või oli meelega ja täpselt nende peade kohal. Kuule, aga lõpetuseks, kohe õhtu jätkub siin. Sina ja võitlussport, kui palju sa oled boksitrenni jõudnud? Ei ole boksitrennis käinud ja ma olen ühe trenni karatees olnud, mis ei ole sama. Ja siis ma otsustasin, et ma teen teistsugust sporti. Aga aitäh sulle selle vägeva etteaste eest ja loodame sind ikkagi boksitrennis ka näha kunagi. Aitäh!